Tere hommikust! Täna on kolmapäev, 10. september, reisi 10. päev. On hakanud pihta, kell on juba tegelikult Eesti aja järgi 12, kohaliku aja järgi 11. Kuna täna on siuke vihmane öö olnud natukene, ei midagi hullu ja natuke pilvine, temperatuur on siuke mõnus just, tõmbab natuke värskemaks, vahepeal oli liiga palav. Siis tulime linna, tulime parlamendihoonet vaatama. See on ausalt öeldes uskumatu hoone parlamendi jaoks. Ma saan aru, et nad kasutavad võib-olla parlamendi jaoks 1% sellest hoonest. Igavene loss ta on. See on nüüd siuke otsavaade, see ei ole üldse eestvaade. Siin on väike kujukene, aga terve see Budapesti, nii Buda kui Pesti pool on täis ilusaid hooneid. Eile käisime ju, eks ole, seal selles kaugemal rohelise kumera sellega kupliga hoone juures. Ja kui me siia poole tulime, siis terve järjest on nüüd siukseid vanaaegseid ilusaid hooneid täis. Ütleme nii, et teed ja ääred mõne koha pealt on natukene räämas ja koledad, need võiksid olla ilusamad, siis ta annaks ikka siuke väga-väga ägeda ja suursuguse linna mulje. Aga hooned on küll väga suursugused. Nii et on mida vaadata. Nagu näha on ka valvur olemas, inimesi ligi ei lasta. See hoone on siis ehitatud 1902 väidetavalt ja siin pidi olema 650 tuba. Ja selles hoones väidetavalt hoitakse ka Ungari kuninga või krooni. Vaadake neid jälle suurusi. See Ungari vanalinn ja kõik see Donau jõe kallas on tõesti suursugune, väga vägev. Ja me ei oleks seda Ungarist vist oodanud, sest senine, ütleme, kuni siis Budapestini sõit oli väga ligadi-logadi nõukaaegsed hooned. Kui me poleks oma karavani pargist välja tulnud, siis me poleks elus seda arvamust tekkinud, mis meil praegu on tekkinud. Et muidu oleks arvanud lihtsalt kui suur nõukaaja jäänuk, aga tegelikkuses on ikkagi väga suursugune ja vägev. Ja ka inimesed on tegelikult üsna sõbralikud ja abivalmis, taksojuhid, kõik on väga viisakad Bolti taksojuhid olnud. Nüüd oli esimene Bolti taksojuht, kes oskas inglise keelt, see kohe küsis ka tippi, et vajutaksime ka tipinupule. Noh, tuli anda, summa tundus suur, 299, aga tegelikult on see ju alla euro. Nii palju võib anda küll, oli tore ja nõnda edasi. Uurisime siis vahepeal, et palju siin parlamendi liikmeid on, et peaks olema 199 parlamendi liiget. Hoone ise on 268 meetrit pikk, 96 meetri kõrgune, siis kõige kõrgem koht, see keskmine kuppel. Nii, mis siis veel huvitavat? Hoone ehitamisel kasutati ligikaudu 500 miljonit kalliskivi ja 40 miljonit tellist. See hoone sisemus pidi olema samamoodi väga uhkelt kaunistatud, kullatud detailide ja klaasakendega. Vot nii, ja nagu arvata oli, siis eks nii suure lahmaka hoone puhul parlament kasutab ikkagi väikest osa. Seal on lisaks siis istungisaalidele ka muuseum, arhiivid ja mitmesugust esindusruumid. Vot nii. Mitte jõepoolse külje siis sissepääsu juures, tõenäoliselt ka pea sissepääsu juures avanevad siis siuksed hooned. Siin paljusid rekonstrueeritakse, aga ka sellised kõik vanaaegsed, kõik ümberringi vanaaegsed hooned. Nii et selles suhtes ikkagi ilus koht ja järjest restaureeritakse neid, saab väga ilus olema. Ja väike ilus vaade ka siit poolt, kus seda kuplit on väga hästi näha. Me oleme endiselt tegelikult siis ei teagi, kas esimesel või tagumisel küljel, aga igal juhul mitte jõepoolsel küljel. Kohe suundume jõepoolsesse külge. Palju on neil ikkagi hobustega seotud monumente. Väike
väike pargike, no pargiks ei saa seda nimetada. Ja siis siuke värk, siinpool samamoodi hobune. Nii, ja lähme aga edasi. Veel üks ratsamonument, mis on siis jälle mingisuguse vabadussõja võitleja auks pandud, mingi juhi auks. Oleme nüüd täiesti jõe kaldal, siin viimane pilguheid sellele hoonele ja siis hakkame jalutama mööda jõekallast kodu poole. Muuseas, vaadake, kui ohtlik on see Toonu jõekallas, et siit niimoodi võib vabalt alla prantsatada, see on mingi 3-4 meetrit kindlasti kukkumist. Päris hull. Huvitav, palju siia inimesi on kukkunud. Ja oleme jõudnud oma jalutamisega nüüd siia silla juurde, kus meile käisime seal teisel pool näete seda lossi vaatamas. Ja näete, siin on siis selline hotell Toonau jõe peal, restoran hotell, kus saad omale majutuse tõenäoliselt võtta, osad inimesed istuvad, ilus sillake ja siis see suursugune hoone on hotell ja Sille vaatas, et toad hakkavad 330 000 kohalikust ehk umbes siis 800 eurist. Nii et päris uhke. Vot. Ja siis korraldatakse igasuguneid jõetuure saab ka minna ja me ka läheks hea meelega natuke kõhkleme poisi osas, kas peab vastu, sest need tuurid on tund-poolteist pikad, mis iseenesest on hea aeg. Tahaks tulla just õhtusele pikale või siis, kui on juba pime, et näed tuledes linna ja värki-särki oleks juba ilus. Aga me ei tea, kas me võtame selle, et 10. reisipäeva õhtu on käes. Oleme endiselt siin Budapesti kämpingalas ja tänane päev on meil natukene eriline, et saabusid väga ägedad tuttavad Marko ja Jana siia. Nemad on teel Montenegrosse, peatuvad siin. Kahjuks meie poja ja Silku on juba tudul poja tõttu ja nende lapsed ka on tudul. Me oleme juba mõnda aega siin istunud, aga mõtlesime, et peame ikka selle eluolu siin ära näitama. Jana ja Marko, nii, ohoo. No, tere tulemast. Meie väike istumine, Marko vaaritas meid siin jälle kõige hea ja paremaga. Ja kuidas siis reis on kulgenud teil? No, iseenesest meil on 3. päev täna. Oli väga meeleolukas. Iga päev keskelt läbi 600 kilomeetrit sõitu. 2 ööd Poolas ja nüüd oleme Ungaris. Ja suts ja valmis. See oli nii suts. Ja kaugel see Montenegrogi enam on? No juba homme. No nii. Aga võtame siis toosti selle peale. Kõike kaunist ja ilusat päikest. Kas sul on ka? Ja jee! Paar tundi on nüüd õhtus edasi läinud. Oleme siin maailma asju arutanud Marko ja Jaanaga. Jaana läks oma vanemat poissi tudjule panema, kes vahepeal üles ärkas või mis iganes variant oli. Aga siin arutame üheskoos kõik maailma poliitika ja kõik muud trumbid ja mitte trumbid läbi ja sõjaolukorrad ja särgid-värgid ja kuidas siis Marko tunned, kuidas see suitsuvorsti lõikamine praegu selles mõttes, et siinkohal võiks kohe tänud Rae valla jahimeestele. See on nende tehtud, nende lastud siga ja ei, see on põder kusjuures. Ma arvasin ka, et ma ei kusjuures see ei ole siga, see on põder ja see on Rae valla jahimehed on selle teinud. Ja siis meil on suurepärane Slovakkia mägimaadelt toodud, või see on Poola mägedest või? Ei, see oli Slovakkia mägedest. Slovakkia mägedest toodud kitsepiimajuust, mis on ülihea maitsega minu arust. Kristjan arvad teisiti. Ja. Aga see ei olegi oluline. Kui Kristjan arvaks teisiti, siis see oleks juba ammu söödud. Aga sinna ta on ta läinud. Aga jaa.
meil ilmaga on selles mõttes vedanud täna, et normaalne temperatuur vähemalt ei ole liiga palav. 20 kraadi sooja ja vihma sajab. See on nagu siuke väga mõnus. Eesti suvi. Eesti suvi. Parim Eesti suvi. Ungaris. Ungaris, ja tegelikult on selles suhtes ikkagi mainime ka, kus me oleme ja miks me siin oleme. Ja, miks me ei tea, me siin oleme, sattusime kogemata kokku niimoodi teadlikult, aga Ungaris me tõesti oleme Budapestis ja tegelikult inimesed, kes peaks Budapesti sattuma, siis see on ikkagi vägev, nii nagu ma olen varemalt ka öelnud, siis mingil aastaarvul peab täpselt täpsustama, mis see aastaarv oli, aga alguses oli ju 2 linna, oli Buda ja oli Pest ja siis mingil hetkel nad ühinesid, millest sai Budapest. Nagu Pest. Seega 2 erinevat jõekallast ja mõlemad väga ilusad, väga huvitavad, soovitame see on ikka uskumatu ajalootund, seda ma ei teadnudki. No vot, ei teadnud ka mina ennem, kui ma tulin siia Budapesti. Ungarisse. Ja tänud ka muidugi Kallile AI-le, tema räägib meile palju olulist informatsiooni, mida muidu võib-olla kohe ise üles ei leiaks või ei oskaks küsida. Aga nii on, vaatame, mis edasi tuleb. Mis elu meile toob? Ja mingil hetkel kindlasti jätkame. Marko ja Jana koos oma armsate lastega. Mis see siin on nüüd? Stardivad homme muidugi Montenegro suunas, et see saab huvitav olema. Ja meie huvitav osa läheb edasi siin Budapestis ja seejärel vaatame, kas jõuame, mis see oli Slovakkia pealinn, see Bratislava, jah. Näed, need pitsid siin ei too need sellised nimed kõige paremini välja, aga muidu on kõik ilus ja tore, nii et naudime õhtut. Kaua te plaanite reisil olla? Meil on niimoodi, et järgmise nädala neljapäeval. Eksisin? Ma kohe vaatame. Ühesõnaga 23 peab olema kodus. Okei. Eestis tagasi. Ja 24. tööl, jah? Jah. No meie peame varem, meie plaanime ikkagi 16-20 kodus olla. Ehk me jõuame ennem teid tõenäoliselt. Meil on plaanis endal kõige tähtsam üritus 26 poja sünnipäeva ära pidada, saab aastaseks. Ja siis peale seda mingi aeg vaatame, kuidas oma asjad saame jonksu. Ja Itaaliasse. Tõmmame põhimõtteliselt kohe Itaalia poole, jah. Nii kaua, kui see matkaauto sõidab, nii kaua sõidame temaga ja rändame, et see aasta või siin lähiaastad on ikkagi võetud fookuses reisimine. Vahest on see raske, aga lõppkokkuvõttes, kui koju jõuad, siis saad aru, kui tore see oli. Ja kui oled reisil, siis saad aru, kui tore on kodus. Eks ole? Nii et... Me praegu kodu veel taga ei igatse, võin öelda kohe ära. No jah, teil on vist reisi 3. päev, ütlesite. 3. päev on, jah. Ja kohe hakkab 4. Meil on reisi 10. ja hakkab 11. päev, seega... Võib-olla järgmine nädal räägin teist juttu. Tahaks ka koju ära saada. Nii, ja meie tänane päev on lõppemas. Peaaegu on kohaliku aja järgi kell 12, Eesti aeg juba peaaegu 3:01. Ja näeme, kuidas on lõppenud meie õhtu. Üks mees on meil natukene, teeb väikest tukastust, puhkab siin. Aga muidu on kõik hästi, Jaanaga me siin ikkagi arutleme oma oluliste teemade üle. Nüüd on juba käib meil investeerimine ja töö, karjäär ja kõik nõnda edasi. Nii et on väga tore, aga me vist varsti oleme lõpetamas siin. Tere hommikust! See on 11. reisipäev. Oleme juba paar tundi ise üleval olnud, aga teeme nüüd kas just üllatusvisiidi, aga üllatuskülalistele me ei uskunud, et nad kohale jõuavad Markole ja Jaanale. Lähme näitame oma Oskarit ja oma Sillet ka, kes eile õhtul neid ei näinud. Siis lähme koputame neile ukse peale ja ütleme tere hommikust, räägime 2 sõna juttu ja siis nemad juba stardivad edasi sinna Montenegro poole. Vaatame, kas nad võtavad meid vastu või mitte. Tere hommikust. Kas kõik on riides? Peaaegu. On.
kui püksid on jalas, siis on ju hästi juba. No nii. Kuidas magasite kõik? Väga hästi. Päriselt ka hästi, jah? Mina sain mitmes kohas magada. Sa alustasid siin, ja? Seda ma mäletan, see on salvestatud. Täitsa võkkis, jah. Aga mis seal ikka, väsimus oli peal. Ja loogiline arusaadav, juba sõidetud ka omajagu ja eks ta nii on, aga kuidas siin need voodid olid? Väga okei minu arust. Okei. Tõesti, minul oli okei. Uubert natuke sammerdas, aga muidu oli okei. Nii, meie väike Oskar tuli ka üle vaatama. Kuidas sina magasid? Nii. Vaatame sinna maju üle, tegelikult sellised toredad majad, ikkagi suht kallis, ma ütleks 93 eurot, nagu te ütlesite, on suht kallis ja minu meelest, aga ja siis on veel kell 10 hommikul on check-out, mis on suht vara. Olete ikka valmis selleks ajaks või? Ei ole, aga ei no küll me saame hakkama. Meil on siin hommikusöök pooleli praegu ja meil tegelikult ei ole midagi. 4 kotti bussi visata ja ongi kõik. No teile on kasulik, et check-out on varajane, siis saate varem liikuma. Meil on 825 kilomeetrit vaja minna. Oli just see on köömes, on ju? Teeme ära muidugi. Kui on ilus kiirtee, siis ei ole vast probleemi. Aga noh, ma kardan, et siin tuleb mägesid ja asju ja... Aga mäed peaks läbi olema? Ei, aga kas kui me jõuame sinna nagu Montenegro poole, kas sealt ei tule midagi? Ma arvan, et see lõpus on päris palju need. See mikrofon Tobias. Sellepärast, et siis salvestab filmi. Siis on paremini kuulda. Teeme dokumentaali. Jaa. Muidu kui kodus pärast vaatad, siis ei ole midagi kuulda. On nüüd siuke sahin, aga nüüd on aveme krõbin. Arutame siin kämpingalasid ja Montenegrot ja Horvaatiat võrdleme. Meie ei ole Montenegros käinud, teie varsti olete, aga põhimõtteliselt, nagu ma aru sain, siis seal siukseid kämpingalasid väga ei ole, kus oleks samasuguseid mobiilseid maju või siis haagis elamuid. Ei olnud jah, me nagu korraga kiiruga vaatasime ka, et täna, me ei leidnud, me võtsime korteri endale. Iseenesest nii nagu Horvaatias me tookord olime, oli äge, et on vähemalt saab hunt koos olla nagu, mitte nii, et ühed on ühes kohas, teises kohas. Et Montenegros oli jah praegu, et kui ma läheks telgi või siis matkakaga on ju, siis oleks okei olla, aga eraldi sükst majakest nagu ei ole ju. Horvaatia teemal veel, aga vaata see, et seal on tegelikult need kämpaalad hästi välja arenenud ja teinud, on ikkagi riiklik nagu siuke jõuga suunamine ka natukene, et matkaautod ja niimoodi ei tohi mujal peatuda kui kämpingalades ja tänu sellele on tegelikult kämpingalad väga korralikud. Ma kardan, et Montenegros on ka suht sama, et sa ei tohigi mujal seisma jääda äkki. Ma ei oska öelda. Ja tuligi. Sina ütlesid, jah? Sest kui sa võtad siin, kus võib igal pool peatuda, siis tegelikult on kämpingud üsna vähe arenenud või sellised algtasemel, see ei ole kuigi tore. No, ei oska öelda, vaatame ära. Ja, ära unusta siis videot teha sellest. Jah, teen.